Järve gümnaasiumis toimusid Kohtla-Järve linna koolide vahelised kergejõustikuvõistlused. Võisteldi 3 vanusegrupis kuni 5. klass, 6–7. klass ja 8–9. klass, nii poisid kui tüdrukud. Kavas oli 4 ala, kaugushüppe, pallivise, 60 meetri jooks ja 280 meetri jooks. Kuidas on staadioni kvaliteet ja kuidas on ta vastu pidanud? Vastu pidanud on ta päris hästi ja eks ikka väiksed üksikud vead ole, aga meil on käinud ka need poolakad siin, kes ehitasid ja nad on lubanud need defektid kõrvaldada. Et meie oleme igal juhul väga rahul sellega. Kooli jaoks on see staadion üle kõige. Ja, see on, meil ei ole enam sellist porist aega, kus me ei saaks näiteks välja tulla, et meil sajab vihma või tibutab natukene ja järgmine tund on vaja välja tulla, siis meil on ikkagi ilma porita ja meil on staadion praktiliselt kuiv. Kuidas lapsed praegu kehalise kasvatuse tundi suhtuvad? Kehalise tund on natuke teine asi kui see õhtupoolne, liikumine, eks ju, et kehalise tund on nii nagu kõik teised tunnid. Et eks me pakume neile igasuguseid asju siin, nii kergejõustiku, pallimängu, igasugust orienteerumist ja püüame teha tunde huvitavaks. Ja kuna meil juba normatiiv ei ole mingeid aastaid 25, aga lapsed on siiski huvitatud sellest, et palju see hinneviis nüüd on. Siis ütled nii umbes, et sina võiksid hüpata 2 meetrit. Aga tegelikult sa vaatad ju lapse arengut, sul on olemas need tulemused eelmisest aastast, üleilmsest aastast ja sa vaatad seda ja vaatad ka tehnikat. Et see on nagu põhiline, mida meie hindame praegu. Teie jutust tuleb välja, et päris ühtesid kehalise eest panna ei saa. Jah, kui see on sinu, kui ma näen, et sa pingutad ja sa tahad väga, proovid kogu aeg ja tahad paremaks saada, siis see ongi sinu lagi ja sa saadki selle eest positiivse hinde.